Koondised said mängu eel ühtviisi napilt uneaega, sest väljakule joosti peale väsitavat ja seikluste rohket reisi. Pärast neljapäeval Skopjes toimunud mängu, mille Eesti 9 väravaga kaotas, ei pääsenud meeskonnad eile Viinis õigeaegselt lennukile ning pidid seetõttu ette võtma plaanitust pikema reisi. Nii jõuti Põlvasse alles täna sügavatel öötundidel. Publiku rõõmuks alustas enesekindlamalt ja resultatiivsemalt mängu Eesti meeskond, skoori avas Põlva oma mees Mait Patrail. Mõlemad meeskonnad mängisid kaitses väga jõuliselt ning paari minutiga oli kolmel mehel kulm verine. Esmalt kukkus maha makedoonlane Mitte Stoilov, seejärel lapiti Eesti koondise mängijaid Martin Johansoni ja Kaupo Liivat. Meil oli tegelikult kogemata sai Makedoonia mängija trauma, siis vastu tegi mees sihiliku vea, kusjuures meilt läks kaks mängijat ikka päris pikalt välja, et ennem kui suutsime nad uuesti platsile panna, aga näha oli, et sihilik tegutsemine oli vastasel. Verises võitluses kiireti enesekindlat mängu näidanud Eesti pääses Patraili, Risto Leppa ja Siivo Soku väravatest 5-1 ette. Koondise väravasuul hiilgas Marius Aleksejev, nii tõrjus ta näiteks vastaste supertähe Kirill Lazarovi 7 meetri viske, pall põrkus teisele makedoonlasele Vladimir Temelkovile ja ka tema viske suutis Aleksejev tõrjuda. Eelnevas kolmes valikmängus Eesti kasuks kõige enam väravaid visanud ja ka täna 8 väravaga säranud Mait Patrail kasvatas edu 7-4. Seejärel suutis tugev Makedoonia oma rünnakut parandada ning nende viskemasin Lazarovi tabamustest jõuti 16. minutiks 7-7 viigini. Eesti koondise peatreener Kalmer Musting pani siis platsile vigastuse tõttu Skopjes toimunud mängu vahele jätnud Janar Mägi, kes lülitus hästi mängu, viies koondise 8-7 ette. Janar on praegu meid kõvasti aidanud ja just selle koha pealt, mis eelmine mäng meil nõrgaks sai parem sidemise pealt. Täna kokku 6 väravat visanud Janar Mägi algatas hea spurdi, mille jooksul Eesti pääses õnnestunud kiirrünnakutest 10-7 ette. Seejärel jäeti kaitses mõneks hetkeks vastastele liialt palju õhku ning Makedoonia vigistas seisu. Avapoole viimased minutid möödusidki põnevalt väravas. Eesti koondisel viskas joonelt pallid sisse Marius Lepp. Makedoonial olid resultatiivsed nii Lazarov kui Radoslav Stojanovic ning avapooleaeg lõppes 15-15 viigiga. Me peame natukene oma kaitset parandama ja ma loodan väga, et väravaid tulevad tagasi mängu. Teisel poolel pääses favoriit Makedoonia 22-20 ette, kuid 5 minutit enne lõppu viigistas Siivo Sokk seisu 25-25 ning üllatavalt sisuka esituse teinud Eesti koondis püsis pea lõpuvileni võidus kinni. Sokk viskas Eesti 28-27 ette, Makedoonia kasuks aga koguni 12 väravat visanud Lazarov viigistas ning 28-28 seisuga ka kohtumine lõppes. Igati korda läinud esitus Eesti meeskonnalt, kui arvestada, et võõrsil kaotati Makedooniale 9 väravaga. Euroopa meistrivõistluste valiksarjas on Eesti meeskonnal nüüd tabelis 1 võit, 1 viik ja 2 kaotust. Valikmängi jätkatakse märtsis, kui Põlvas võõrustatakse Belgia koondist ning võõrsil kohtutakse olümpiahõbeda Islandiga.